sain siis oma prae kätte siin Mägikohvikus. Et tass kohvi ja siis siukene pisikene mingi sealiha värk. Kokku maksid siis mingisugune 8 €. Ma ei tea, kohalik kass tahab ka minuga siin koos süüa, kaadrisse praegu jääks. Siis anti siukene saiaplänsaka. Kuigi ma olen jälle siin saiast juba hulluks söönud. Ja samas kohvi on jällegi üllatavalt hea maitsega. Nii et ka mõnus mägedes lummav vaade. Siukene pisikene mägiküla. Nii nagu nad siin on. Et ma ei tea, mulle vist see nagu mingisugune hull kohvikute ja mägikülade kiuks juures, et ma ei tea, mis värk mul sellega on, aga kuidagi nagu ma ei tea, kas nagu mingi hull romantika või tüll või mingi siukene teema mägikohvikutega. Võib lasta natukene seda kaadrit, mõnusad kaljud. Valisin väliterrassi täna, sees ka. Täna on pisut isegi nagu tuuline, aga mitte midagi hullu, ta on siuke soe tuul. Ja võib-olla räägin siin nagu paari sõnaga sellest, ma ei tea, Palmitos parki külastusest, et ütleme see röövlindude või kotkaste või pistrikute värk oli nagu siukene asi, mis ma nagu kõige rohkem tegelikult meeldis, see delfiini show. Oli kah nagu siuke päris omamoodi huvitav. Aga samas see kõik maksis kokku 32 €. Ja kui oleks tahtnud lasta veel ennast delfiiniga pildistada, siis ainult üks pilt oleks juba maksnud 20 €. Et ei saa öelda, et see pargikülastus nagu mingi väga odav asi oleks olnud, aga vaatan vahepeal siin kartulid, jah. Täitsa mõnus. Nii et kes siia saare tulevad, et siis see pargikülastuse asjus ma olen küll selline, ma korraks näitan seda kassi ka. Jah, piisu. Et ma ei tea, kui see pargikülastus ära jätta, minu meelest mitte midagi hullu küll ei ole, et millestki nagu erilisest küll ilma ei jää. Et siuke võrdlemisi tavaline. Mul on enda siuke suhtumine ka, et eks need elukad ja kõik, kes seal on, et tore ja nii ja aga samas nad on ju elavad kuskil seal puuride sees. Mis loom rahvale? Elavad puuride sees ja nad ei ole vabad. See jäi mul tegelikult natuke nagu hinge kriipima, et ma ei ole nagu tegelikult mingisugune loomaaia fänn, aga ütleme, et siin nagu iga päev hommikust õhtuni käratada autoga mägedes, et see ka võib-olla ei ole nagu see, mida ma nagu peaksin hommikust õhtuni tegema, siis sellepärast ma nagu mõtlesingi, et lähen siis külastan mingit sellist kohta, aga ma ei tea, nii ja naa, et kes siia tuleb, ei peaks sinna tegelikult nii väga tõtta. Tormi sinna küll joosta ei ole mõtet, selle ütlen küll kohe ära. Ja täpselt nii on, aga eks ma siis tõmban oma selle prae ilusasti sisse ära, et ega ma täna eriti midagi söönud ei ole, kulub hästi marjaks ära. Siis seikleb siin saarel edasi, rahulikult 30-ga.